Tere tulemast tagasi meie kanalile, et täna me oleme siis selles väikses linnakeses Mori ja täna me külastame siis toidupoodi ja siis näitame teile, mida head ja paremat seal saab osta, palju see umbes maksab, palju meil keskmiselt raha kulub siis selle üldse toidule, elades siin ja muud ei olegi. Põhimõtteliselt, kui sulle lõpuks meeldib see video, kindlasti pane like, hakka meid jälgima ja hakkame vaatama siis. Ma hakkan Bisoni jõudma. Jumala okei on. Selline siis näeb välja meie igapäevane teekond siis toidupoodi. Siit me saame värsket kala. Siit me saame värsket kala. Siit saab vahepeal mingi lihatükk mööda või midagi nii lihtsalt võtad. Ilusti ära pakendada. Mis? Munad tulevad mööda kivist alla, need veerevad. Jah. Kõik lihtsalt korjada. Kõik on juba pakendatud ka. Suurepärane. Austraalia. Nii, veits tuuline on. Aga jõudsime siis Mori nii-öelda suurema ringteeni. Siin on siis see ringtee. Ja siis selle ringtee vastas on siis nagu igas, ma arvan, maailma väiksemas linnakeses ja mõnes ka suuremas, siis linnasilt M-O-R-E-E, Mori. Selle Mori sildi juures kohe taga on siis lipud ja ülla, mis lipp siin on? Mina esimesel panin tähele Soome lippu ja siis ma olin väga üllatunud, et miks siin Soome lipp on. Aga veel üllatavam oli see, et siin on Eesti lipp lausa. Kohtasin ühte eestlast, kes elab siin juba 5 aastat ja tema mainis, et siin peaks olema suur selline Eesti kommuun, kuigi ta pole kunagi neid kohanud. Ja samamoodi on kohalikud ka nagu maininud, et siin on hästi palju eestlasi. Näitasime teile lipu ära, võtame auto ja siis lähme poodi. Kohe vabandan ära ja see ei tule väga värvikas video, sest on jube ebamugav filmida seal poes, kus on palju inimesi ja kõik vaatavad. Ja kõik sind vaatavad. Sest et kõik vaatasid siis nii vena, sest et sa ei näe välja nagu kohalik. Ja siis saad veel mingi kaameraga ka mingit lolli seal. Lähme siis tubakapood. Lihtsalt pood, kus müüakse tubakatooteid. Okei, siia pakle. Seal on Woolis. Kuna me oleme Moris, mis on siis väike linnakene, siis hinnad on tegelikult täpselt samad nagu Brisbane'is oli, et ma ei tunne mingisugust erilist hinnavahet suure linna ja väiksema linna vahel. See on meie pann. Õues on mingi 20 midagi 5. 18 kraadi. Ei ole, 18 kraadi on. Täna on siis 10. aprill ja väljas on 19 kraadi. Ja täna meil oli esimene öö, kus öösel oli 9 kraadi sooja. See sama. Aga üldiselt me käime poes kord nädalas ja meil kulub keskmiselt $200–250 siis 2 inimesele. Ongi nädalatoit. Ma arvan, et vabalt mingi kuune kulu toidule tuleb mingi 400–500 euro juures. See on siis toidupood nagu ikka, aga millest me alustame? Puuviljadest. Vaatame, siin on näiteks arbuus on olemas. Siis kilo hind on 2,50. Ma ei tea, mida eestlased ei ostavad toidupoest. Kartulit on kindlasti vaja vaadata. Lähme vaatame. Nii. Tavaline kartul on pestud 7,50, see on 2 kilo. See on 1,5 kilo, $6. Siin luun ja kurk ei ole, aga ta on väga-väga sarnane. $3 on siis üks, mis ta ongi, kurk, pikk kurk. Tomat, see on väga hea näide. Siin on näiteks gourmet tomat on $5 ja siis näiteks Rooma tomat on ka. Et munad, mida me tavaliselt võtame, on siis see pakk. Siin on 18 muna, on siis 15, 20. Nii, vaatame siis kala. Siin on siis lõhe.
lõhefilee on $32 kilo. Ma arvan, et see on ikkagist külmutatud, aga samas ta võib täiesti vabalt olla ka värske, $20. Ja siin ta saab sellised elukaid, mis need on meil, lobsterid või? Vähki saab. Imelik on siin poes ikka filmida, ma olen väga lähedal teile. Nii, kanafilee. See on siis 800 grammised kanafilee tükid ja maksab $11 ja kilo on $13. Austraalias söövad hästi vähe siga. Mul selline tunne, et ma olen nagu tagasi moslemi riigis. See põhimõtteliselt üldse siga ei müüda. Siin peamiselt süüaksegi siis veist ja siis väga harva süüakse kana. Nii, see on kõik veisehakliha. See on meil siis 1 kilo veisehakliha on $13. Nii, mis meil veel siin on head? See on siis kalkun. Kalkuni 400 grammi, ma ei tea, $10. See on siis veisesteigid. Sellised nagu lihad, käntsakad, 15.50 ja 600 grammi. Mina olen piimastoodete spetsialist, sest et ma olen laktoositolematu. Aga igatahes lühidalt on see, et siin on tooteid on palju, aga valikuid ei ole. Et näiteks hapukoorti on väga raske leida. Näiteks. Ja, see on siis hapukoor. Oot, see ei ole see, kus see hapukoor on? Näed seal. Nii, see on siis kerge hapukoor. Jah, ei ole, see on thick cream. See on sour cream, aga kus see? Sour cream, 300 milliliitrit maksab $3.25 ja selle paksus on, kui me ükskord ostsime selle, sa paned lusika sisse sinna ja ta jääb seisma, nagu nii tihke on ja lahjemad nagu hapukoort siin ei ole, laktoosivaba ka ei ole, aga näiteks sellised asju on olemas, et see on nagu põhimõtteliselt nagu koor, kui nagu kohvikoor, aga ta on ka nagu jube paks, ma ei tea, palju see rasva on 35%, aga see on vedel lihtsalt. Nagu see on vedel, aga ta on 35% rasva ja maksab siis $4. Lihtne võileib, see on ka nagu väga levinud asju, mida saab süüa. Ma olen Eestis ka mingi Rimis leiad seda, mingi võiku, maksab siis $6.50. Siin on siis laktoosivaba piim, mida ma ostan, see on $6.60 ja siis ta on 2-liitrine. Ja meil on siin siis tavaline 3-liitrine, 2-liitrine, no 2 liitrit piima siis on $3.10, maksab 2 liitrit piima siis. Okei, siin filmimine on ikka ebareaalselt ebamugav, ma ei suuda lihtsalt. Ma ei arvanud, et see nii hull on. Okei, ma proovin nagu leida neid kohti, kus inimesi on vähem. Austraalias on väga hea on see, et siin on olemas täpselt suured šampoonid, et nagu mingi 1-liitrise šampooni saad osta ja konkreetselt see Tavi oma maksab $17. Samamoodi vaata need Garnieril on suured pudelid ja need suured pudelid on nagu väga-väga levinud, mis on väga tore. Just Eestis ma olen tundnud, et need pudelid on nagu liiga väiksed, kui see nagu rohkem kui üks inimene kasutab need. Kiiresti kulub? Jaa, samamoodi Garnier näiteks $16. See on liiter, jah? Või see on liiter, see on 850? Jaa, see on natuke suurem. Jah, $16. Siin aga neid väiksemaid on 300, on näiteks $8. Siin on siis pampersid, see on ka võib-olla kellelegi huvitav. Ma ei tea, kas tead midagi nendest? Okei, ma ei tea, 42 pakk on siis $31. Ma ei tea, palju see on see hea. Huggies, seda brändi ma tean. Size 4, mida iganes, $39 maksab. Austraalias on lubatud siis ravimite müümine poes ja näiteks müüakse strepsilsid $6 ja siin on $12. Siin on mingi $9. On näiteks kurgutabletid ja see oli seal poolest. Valuõigestid ka? Kus on see ibuprofeen? Täpselt, näed siin. Näe, aspiriin. Näed, aspiriin maksab 95 senti. 95 senti aspiriin. Nii, apoteeka, kas sa kuulsid, jah? 95 senti maksab aspiriin. 24 tükki ja 300 milligrammi ja näiteks ibuprofeen 200 milligrammi ja 24 tükki maksab 1,55. Näe, me oleme ostnud need
Paracetamol. Selles mõttes, et see on Woolis oma, see on nagu see on nii või naa kallim, et see on bränditoode, aga ja see on 80 senti. Näiteks Panadol on $4, mis on rohkem siis nii-öelda brändikam. See on brändikas Paracetamol või? Ja Panadol. $4. Ja see on soodushinnaga, noh. Nii, oota, vaatame meil mingi beebitooted, ma ei tea, et kindlasti kellegi... Beebitoit on... Siin on... Mis selle nimi on? Beebitoit. Piimapulber näiteks 900 grammi on $20, siis selline originaalne beebipulber ja siis veits vägevam. Nestle oma on siis $36. See vetsupaber on päris hea. See on siis selline laineline vetsupaber. Mulle väga meeldib. 13.50. 13.50, siis 12 rulli. Ja siin on olemas 24 rullised, samamoodi 13.50. See päriselt... Ja näed, 13.50 maksab 24 rulli, täpselt sama paber. Aga mitu kihti see on? Täpselt sama bränd, jah. Täpselt sama bränd. Aga lihtsalt siin on rohkem kui siin. Täpselt sama hind, jah. Nii, kodukeemia. Nii, näiteks... Näid seda? Nii. Et ma ei tea, kas see on nagu mingi brändi mahatoomine või siin ongi teine brändi nimi, aga siin on Cif. Mitte Cif. Jah. Ja 3.50 on siis soodusne. See on siis jah, see on selle väga rasvaste pindade puhastamiseks. Ei ole, see on bathroom. See on siis WC ja duširuumi puhastamiseks siis 3.50. Näed, siin on veel üks mingi, see väga mööndub Chili Bangi nagu reklaame, aga siin on Easy Off Bam ja 8.50 on. See on tuttav asi. See on see Vanish. Vanish on 5.50. Ja siin on huvitav see, et sa saad ämbri Vanishit osta. See on siis 3 kilo Vanishit saad osta ja maksab $32. Pesupulber, firma pesupulber maksab siis $9 ja 40 korda saab pesta. Võrdluseks on see, et siin on nagu hinnad ikka kõvasti kõrgemad kui Eestis. Ja see on huvitav on see, et kui sa vaatad eraldi tooteid, nad ei pruugi olla kõrgema hinnaga, aga kui sa kõik kokku lööd, siis kuidagi see summa väga kiiresti kasvab. See on see Doori. Mulle väga meeldib see. See on siis $10 maksab, aga ta on kuradi hea. See kalapult $10 maksab ja see on 4 tükki on sees. Nii, ja siis meie ostame siis pitsadest, kas see pepperoni seal, ma ei tea, palju see maksad. Võtta seda palun, ma ei taha. Ja ma lihtsalt 8.50 maksab siis see pepperoni brändi. Et näiteks siin nagu mingisugust kliendiprogrammi siin on, aga sa ei võida sellega üldse. Et me mingid punkte kogun, aga ma ei saa aru, kuidas see töötab ja me ei ole kuidagi nagu seda nii-öelda raha maha selle punktide korjamisega saanud. Me käisime Rimis kogu aeg ja seal meil oli siis Rimi kaart ja siis päris tihti oli see, et seal 5–10 euro eest sai mingi soodustust ja et ei saa aru päris, kus see töötab. Lähme vaatame makaroni hinda. Jube ebamugav on filmida siin, ma ei tea, lihtsalt täiega ebamugav. Ma ei tea, kas see tohib filmida üldse. Tõenäoliselt ei tohi, aga lihtsalt nagu ma annan endast parima. Nii, oota riisipakk. See on 2 kilo basmati riisi, aga kilone on $4 on üks basmati riisipakk. See poe asetus on päris kehv minu meelest. Mulle üldse ei meeldi, siin kõik tooted on kuidagi kokku lükatud, et ei ole nagu väga mingisugust loogikat, et siin oleks nagu kõik võitoiduained koos, ei ole, jahu on kuskil üldse muus riiulis ja kõik on nagu laiali, et mulle tegelikult Austraalia poed üldse ei meeldi. Ja siin on tihti see, et siin on tooteid on küll hästi palju, aga kõik on põhimõtteliselt ühe brändi omad. 2.20 on siis üks oapakk, makaron. See on tuttav nagu bränd. 3.50 siis poole kilone makaron. Siis $4, see on selline korralikum veits. Mina olen seda varem ostnud ja odavamad on 2.95 on siis makaronipakk. Siin on hästi suur alkoholiprobleem ja minu jaoks on hästi veider see, et ma tihti tahan ainult osta ühe siidri või 2 siidrit. Aga poes ei müüdagi ühe kaupa, et müüaks ainult need 6 pakid või siis need isegi suuremad 24 pakid, mis ma leian, et on väga tegelikult tobe.
Läheme kõige tähtsamasse alkoholipoodi. Tutra võlu, mis sa oled? Koroona. 6. koroona, 26. Carlsbergit ei ole. Põhimõtteliselt keskmiselt võlu on näiteks siin müüaksegi sellises 6 pakkides on $34 või siis selline 6 pakk on ka 34. Siider, näiteks Sommersby Siider on siis 6 pakk, on praegu soodustusega 17, aga muidu ta maksab, ma ei tea, 20. Midagi kangemat. Ma ei tea, mida me teame siin, näed, näiteks Red Label. See on meil liitrine Red Label on siis $70, mis on suhteliselt kallis minu arust. Ma ei tea. Aga Jack Daniels näiteks liitrine, see on liitrist ei olegi, mis on 700, on $51 praegu. Nii, Absolut viin liitrine on $70. Aga siin on väga huvitavaid nagu erinevaid jooke. Okei, lähme tagasi autosse. Aga tänud, et sa vaatasid. Kohtume juba järgmises videos.